videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, pildiseeria vaataja. Minu nimi on Kertu Luiskes ja siin on Vabaduse hääl. Taas kord pole mul aega teha videoformaati, sest see eeldab kogu selle kupatuse püstipanekut, hiljem pikka saatmist. On, nagu kuulete, alla pole andnud. Nii, asun kohe asjade kallale, niimoodi see eesti keel käib. Õigesti arvamise festival on selleks korraks läbi. Mõned pildid, videod on sotsiaalmeedia mulle ette visanud. Black, selle nagu seest paneb keerama. Miks panna põlema nii palju raha? Kelle huvides see toimub? Näha on, et kõik, kes osalesid, olid seal nagu marudalt sillas, nii tore. Me oleme kuskil, me oleme keegi, me kuulume kuhugi. Kui ma ainult õigesti arvan. Sest ma kujutan ette, et minusugused, kes oleks tahtnud seal sõna sekka öelda, et kuulge, hei, et mis kelbas või nagu tegelikult on ju nii. Ma arvan, et minusugustele seal sõna isegi ei antud, et see oligi siuke kuule ära, kuidas on õigesti arvata. Ja siis arva nii ja räägi ainult nii, sest muidu sa oled vaata see ja nad teised koledad sõnad on ju. Meie siin raadios vähemalt ärgitame, mõtlema. Kui niimoodi võrrelda, et mis teie siis paremat teete, et seal räägite, teie räägite ja meie räägime, aga me anname teile vabaduse mõelda. Ja mitte see, et meie loal te mõtlete, vaid kui te kuulate inimesi, kes julgevad mõelda, etteantavast kahelda, siis see paneb endas ka käima sellised protsessid, et sa kõike ei usu, mida kuuled. Ja kui ma mõtlen iseenda teekonnale, kus ma olen olnud, ülikooli aegu mina arvasin, et naised, mehed peavadki võrdsed olema. Ja vaikselt elu loksutas mind sellest kohast välja. Ja nüüd ma olen ka mitmele naistuttavale öelnud, et kuule, unusta ära see 50-50, see 50-50 ja võrdsus. Rasedus ei ole 50-50 ehk pooleks, sünnitus ei ole 50-50, see beebi ka ei ole 50-50 ja sealt edasi ka meie naiste, meie närvisüsteem lastega seoses toimib teistmoodi nagu meestel. Me ei saa mitte kunagi võtta neid asju nüüd sivilt. Ma räägin sellisest üldisest, keskmisest. On naisi, kes on erand, on mehi, kes on erand, aga selline üldine foon. Aga vaadata asja teistpidi. Mehed ei pea sünnitama, aga mehed ei saa sünnitada. See on üliväestav kogemus. Mu elus on olnud täpselt need 4 korda, kus ma olen olnud nii õnnelik ja nii tõstetud elu poolt. Ja need on olnud sünnitused. Ja ma mõtlen tappike, et mina küll ei tahaks mees olla selle koha pealt, et valus on selline tunne, et see valu ei mahu minusse ära, see on midagi justkui jubedat, aga seal samas antakse mingi, kuidas ma ütlen, see hetk tasub end ära, sest sulle antakse vastu lihtsalt selline õnnejoovastus. Kui seda õnnejoovastus asja ei antaks, meil kõigil oleks ainult üks laps, aga näete, on naisi, kellel on rohkem. Need on need meie Eesti kangelased, kes julgevad statistikast hoolimata ikkagi saada lapsi, sest see väljavaade tänapäeval, kas või see, kui palju meil on üksikemasid. Ja ma ei saa aru, mind kuulavad inimesed, kes mõistavad mind ja siis mind kuulavad ka mingid lollakad, kes kuulevad täpselt seda, mida tahavad kuulda. Lihtsalt üks arvete klaarimine siia, vabandust, te peate seda kuulma. Aga lihtsalt küsimus, kas ma olen üheski oma saates öelnud, et ma otsin meest? Kas ma otsin last oma 5. lapsele? Kuidas ma ütlesin? Kas ma otsin isa oma 5. lapsele? Vabandust, ma olen natuke emotsionaalselt üles köetud, sest ma tean, et see konkreetne inimene, kes sellist juttu räägib, on lollakas. Aga kui seda lollaka juttu räägitakse minu lähikondsetele, siis see häirib. Et tegemist ei ole peast terve inimesega, mis peaks nüüd täiesti külmaks tegema, et ta ongi selline, las ta olla. Aga sellistel väga isiklikel teemadel ja oleks siis selle inimese enda nagu maine väga puhas selle koha pealt. Et see, mida see inimene on teinud seoses laste ja isadustega, on minu jaoks ikka siuke sellisel tasemel sigadus, et karma ei halasta. Kes usub karmasse, kes mitte, võib ka öelda, et jumalik kohus, et siuksed asjad ei jää klaarimata.
Aga jätkan oma teemaga. Kunagi ma olin selles kohas, kus ma õigustasin selle üle-eelmise sotsist linnapea preemiat. Ma elasin neile nii kaasa, nii tubli, nii hästi, kõik on nii hästi. Kuni ma lõpuks COVID aegu ärkasin, nägin selle mentaliteedi läbi. Ja siis, kui ma volikogus olles nägin seda juhtimisstiili, kuidas lihtsalt öeldakse, kõik on hästi, nagu mantra, siis ma sain aru, et see ei ole hästi, mis siin on tehtud. See laenukoormuski tänaseks on selline, et lastesõbralik linn, las need lapsed maksavad. Äkki meie lastest saavad nii edukad inimesed, et nad rõõmuga plekivad kõike seda kinni, mida meie täna siin prassime, et paista tublid. Vot, COVID aeg. 6 aega kandsin maski. Ma olin täiesti nõus, et jaa, paneme salongi kinni. Kui mitte keegi ei kallista kokku, ei puutu, siis see viirus kaob. 6 aega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et David, mis ta rääkis. Siis ma mõtlesin, et terviseks, aga kuidas mõjub meie tervisele see, kui inimesed ei pääse arstiabile ligi, kellel on kriitilised asjad. Stiilis veel mu kliendil, tal oli rinnavähk olnud ja see implantaat hakkas välja mädanema, ta ei saanud arsti juurde, sest COVID. Neid näiteid oli veel plaanilisi, oppe jäeti ära. Ja pluss siis see majanduslik pool. Ma kolleegidele ka ütlesin, et kuulge, et mõelge nüüd, mida see COVID asi teeb majandusega ja kuidas see vaesumine mõjutab inimeste tervist. Et see praegune, et see ei ole adekvaatne reaktsioon. Mina, kes ma olin 6 aega kaasa reageerinud. Ma sain aru, et see ei ole õige asi, meil tuleb just sellest välja astuda. Ja ma õppisin nendest kohtadest ja see mulle on õpetanud seda, et ma pean lubama ka teistel õppida. Et ma võin täna öelda lollakas, ma ei tea, võib-olla mingi hetk kuskil mingi asjad loksuvad paika ja inimene hakkab inimeseks, aga see 10+ aastat kogemust, jah, las ta olla. Elan oma elu edasi ja selle teadmisega, et mõned ilmselt ei muutu. Aga meie eeldus peab olema see, et me peame andma võimaluse. Me peame eeldama, et inimene on võimeline muutuma, sest me ise peame olema võimelised muutuma ja arenema. Ja ma olen olnud selles veganluse asjas üle peakaela sees, mida ma sõin. Rapsiõli, majonees, sojakotletid, mingi täielik räpp. Ja oli isegi mingi leht kunagi, see mingi soja teema oli, mis ma kirjutasin, et kas te uuringuid olete vaadanud, et soja, see põhjustab kasvajaid. Ja mulle enda tuli siis mõned tapikene meil kodus oli kunagi kodurott, mingid valged sellised. Ühel oli kõhu all suur muna ja siis ema saatsin sellest, et sööda sees on soja. Ja siis mul oli siuke, et oot, asi nagu hakkab kokku mängima, et jah, ma hakkan aru saama, mis toimub. Ja mingi selline häälestatus, et teist nagu maha kanda. Meis on olemas, aga see on programmeeritud nii paganama peenelt, et me peame nüüd nii jumalikult peenelt suutma seda läbi näha. Kõik need voksratioonised, UPS, uhunduse peegeldus ja blablabla on ju. See, kuidas meid pannakse ülikiirelt üksteist sildistama, see on lihtsalt kohutav tegelikult. Ja üks näide, mille peale ma hiljem hakkasin mõtlema, meil on nüüd see väga populaarne õnne, siin seal igal pool on ju, Reformierakonna suurem tegelane, mõistes, et kõrgem tegelane on ju, ja ma hakkasin mõtlema, et õudne, isegi nagu sõna elukas käis läbi, mis on väga inetu, naisterahvas ütleb teise naisterahva kohta nii, aga kuidagi nagu väga vastik tunne. Siis ma mõtlesin, et ootab Kertu, aga kui ta ei oleks reformierakondlane, kui ta oleks mingi rahvuslane või konservatiiv, siis ma vaataks teda selle pilguga, et maatõugu naine, siuke tugevama kondiga ja, aga kuna Reformierakond seostab meile automaatselt nende varaste ja vaesete arvelt elajatega, siis jah, paratamatult tekib see nagu negatiivne seos. Midagi ei ole teha. Ja on midagi teha. Me peame lihtsalt endale teadvustama, et tegemist on inimesed, kes on sellise tee valinud. Ta võib olla mingis isiklikus plaanis täiesti okei inimene. Ja selle järgi paljud ka lähevad valima, mu naabrimees, tore mees. Aga mis asju ta poliitsfääris ajab? Volikogu istungid. See muhetegelane, too muhetegelane, kuidas nad hääletavad. Sellepärast ei taheta neid volikogu istungeid väga videosilla peale ka viia, et rahvas näeb, kuidas hääletatakse. Ja see samune üksteise suhtes vastandumine, meil on need juudid ja koidinid on ju. Aga seal samas Madissoni raamatut lugedes ka juudid on sattunud juutide poolt hukkamõistu ohvriks. Isegi mitte lihtsalt hukkamõistu, seal oli inimesi piinatud ja päris õudseid asju tehtud. Elude kallagi kiputud ja isegi edukalt kiputud, sest nad on väljastanud neid
no, et mis tegelikult seal nendes koonduslaagrites, kas see oli üldse võimalik sellisel moel neid asju ellu viia ja nii edasi. Need on siis need revisionistliku liikumise inimesed, et isegi juut saab minna juudi vastu. Ehk siis, jah, mis on need sionistid on ju, mis on täitsa omaette teema. Ja siis saadki aru, et neid kogu aeg pannakse nägema, see on vaenlane, too on vaenlane. Aga päriselt, kes on nagu, kui sa lähed selle mängu lõppu, kes on see, kes niite tõmbab. Aga noh, argipäevas meil ei ole mahti sellise asjaga tegeleda. Meil on lihtsalt situatsioon, tema on see. Ja näide, üks päev, ülimõnus muusika, kuulan, naudin selline nagu. Nägin, et see laulja, kes tänaseks on 70, ma pärast vaatasin järgi. No, natuke nagu gei-vibe oli, mis minu jaoks ei ole asi, mille peale me inimese maha kannaks. Mu jumestusõpetaja näiteks oli gei, väga sümpaatne inimene ja mõtlin, tal on nii. Jah, mingis inimlikus plaanis on kahju, kurb, aga seal on ikkagi see midagi inimlikku alles. Mida ma ei saa öelda nende kohta, kes mingid koera suu kordadel pähe panevad ja nagu täitsa lappes on. Sest ma tean geisid, kes, ma ei tea, aga ma olen näinud videoid, kus nad ütlevad, et kuulge, et jätke lapsed rahule. Et see LGBT asi, mis lastele on suunatud, et see on väär, see on väga vale. Olgugi, et nad on isegi kogukonna just kui liikmed, nii et seal on ka need käärid sees, mis on päris huvitav. Mis näitab ka, et ei ole see asi nii üleni, et te olete vihkajad, et kui seal samuse kogukonna sees võivad ka minna suusad risti, siis järelikult seal sees toimub midagi enamat. See samune lastele suunatud rõvedus ei mahu tegelikult nende klassikaliste gei inimeste raamidesse. Aga mitte sellest me tahan praegu rääkida. See meesterahvas näha ka, et mingid nagu narkoteemad natuke seal videos viskab, see vibe, nagu vanad eestlased ikka ütlesid. Ja mul tundub no kes meist siin muusikatööstuses nagu, ma ei tea, kui paljud on selle asja teed läinud, on ju. Ja siis mõtled Itaalia, Hispaania, võib-olla seal oli see kraam tol ajal nagu ekstra puhas ja mis iganes. Jätsin selle teema sinna paika ja siis mõtlesin, ma vaatan, et kes ta nagu inimene, mis ta veel on teinud ja tekkab veel häid laule. Tema on oma lapsed surrogaatide abil saanud ja mul oli siuke ei, see on mingi nagu oi asi minu jaoks, sest see on inimkaubandus. Ja ma olen siin jaganud teile ka neid lugusid, et see ei ole midagi, et aga meie tahame last. Kui ei tule, siis ei ole jumalast ette nähtud. Et mängida jumalat, et mis on minu poolt väga nõme selle koha pealt, et ma tean inimesi, kes ongi läinud seda viljetuskliiniku teed. Nad on saanud lapse, oma bioloogilise lapsega, siis lihtsalt selle kliiniku mingid hormoonravid ja igasugused sellised asjad toel. Aga need geipaarid ja asjad, seal ei ole looduse poolt seda ette nähtud. Ilmselt mingi põhjusega. Ja võib ju öelda, et aga üksikema, teil on vaata, kus teil on. Okei, aga meil on vähemalt bioloogiliselt see asi ise toimib. Ja siis ma jõudsin sinna kohta, kus see mees mingi hetk oligi teatanud, et ta on biseksuaal ja siis sealt edasi läks jutt, et ta on hoopis triseksuaal, otsustab mingi hetk olla. Mina isegi ei vaata, mis see triseksuaal on. Ma võtan lihtsalt, et mingi segadus on ja okei, las ta olla. Ja loen edasi oma kohta, et COVID-i aegu tema eitas pandeemiat, ütles, et maskid on jama ja need muud meetmed on jama, et ta oli COVID-i eitaja ja tema videoid kustutati seetõttu. Siis ma mõtlesin, et okei, et ma oleks selle eelneva jutupõhjalt nagu maha kandnud. Aga vaata, selles kohas me oleme sama meelt. Siis ma mõtlesin, kui tihilised me inimestena oleme. Mul on ka olnud inimesed, kes saavad kerkelt üliäge, mis sa teed, ma ei ole kõigega nõus, siis mõtlen, et ei peagi olema, see on nagu imelik, kui see kõigega nõus oleks, et see olgugi, et ma usun selles, et on see üks ja ainus tõde ja meil on lihtsalt varjundid ja see iseenda poolt loodud ka natuke pette, nagu iseenda ära petmist mingites kohtades, aga tõde on üks, ainult üks. Ja siis ma püüangi siin liikuda iseendas ka selle tõe suunana, mis see päriselt on. Et kui ma iseenda vastu täiesti aus olen, niimoodi nagu alasti iseenda ees, siis mis see tõde on. Ja see on keeruline, sest minu poolt ma ei ole tõeks kohe ka valmis. Ja minu jutu mõte praegu, mis ma tahtsin teiega jagada, oleme iseenda arengu suhtes avatud, aga lubame seda teistele. Me kõik oleme siin ikkagi ju õppimas, kasvamas ja sellepärast see vaimse tervise teema kohati häiribki. Sest
seal luuakse see illusioon, et peab kogu aeg hea olema, meil on hea olu, ühiskond kogu aeg hea. Ja siis meid tallitakse mingis, ole positiivne, ole sõidu. Ei, vahepeal on nagu siga rõve, vahepeal on siga valus, vastik, talumatult vastik. Aga mitte ükski minu selline suur eneseteaduse hüpe ei ole tulnud sellest kohast, siga ilus silm on, kõik on üli hästi. Need hüpped on tulnud sealt, kus on see tunne, et nüüd on kõik. Et sellest kohast ma välja ei tule, et nüüd on nagu midagi väga katki. Mind enam ei ole. See on ka üks lause, mis minu eest on nagu läbi käinud, et nüüd mind enam ei ole. Ja vaata, kui sa oled nii põhjas, siis saab hea hoo sisse hüpates, aga sa pead nagu olema valmis selle hüppe tegema kohalt start. Ja oleme valmis, et ei saa ei ole siis ka valmis produkt, et neid hüppeid tuleb veel teha sealt põhjast. Ja iga hüppega me tegelikult liigume mingisse väga palju paremasse kohta. Kui ma oleks väga-väga meister, elumeister, võib-olla mul ei oleks vaja neid madalaid kohti. Ja ma tulekski sellest üli heast kohast arenguhüppesse. Aga ma ei tea, ma kahtlustan, et meie tänapäeva inimesed, me ei ole ikka nagu nii meistrid. Pigem oleme sellised, kuidas see on, läbi vigade õppijad. Üks ingliskeelne välja, mis tähtsas tulla, kui tulnud ikka lasta jääb. Ja nüüd mõelda, kui avatud me saame olla üldse enese arengule, kui me kogu aeg summutame ennast. Mina ka mul täna hommikul üliraske hommikul. Ma tundsin, et jälle sein on ees, sest närvisüsteem on lihtsalt sellest magamatusest ja kõigest nii üle kurnatud. Ja mul siuke, šokolaad päästab maha. Ja siis mõtled, kas võib-olla ma pean lihtsalt praegu mingi nagu mingi asja enda saastama selles raskes kohas. Aga ma läksin ka šokolaadi teed, sest ma tundsin, et ma ei funktsioneeri lihtsalt, et ma olen nii madalal omadega. Ja siis tegelikult see šokolaad aitas mind sellest kohast välja. Ja siis võib mõelda, et on inimesi, keda aitavad ka need vaimse tervise ravimid, siis jutumärkides ravimid nad ei ravi. Aga sellest, kes võivad kaasa aidata, et sa tuled sellest mustast valgust välja, sest ma olen ka selliseid kogemuslugusid kuulnud, aga üldjuhul me oleme ikkagi programmeeritud sõltlasteks. Toiduainetööstus, ravimitööstus, et sa ei tule sealt nagu maha. Riina Raudsepp kunagi hästi ütles, et kui ta käest küsiti, kaua ma seda soodavett siis jooma pean, siis terve elu, terve elu. Siis võtavad vererõhul neid tablateid terve elu ja ei ole häda midagi, siis võib terve elu. Aga tervislikult toituda ja see tervislik toitumine ülikeeruline. Sest, lihtsalt üks näide. Kas teadsid, et maiustused võivad olla valmistatud päris meest ja looduslikust mahlast? Jaa, ma olen teinud. Aga antud juhul müüakse ka Eesti suunamudijad propageerivad mängulised pehmed, ülimõnusad kummikommid, loodud nautimist, blablabla on ju. Ja ma kirjutasin mitmele postitusele alla kommentaari, et kuulge, esimesed koostised, glükoosifruktoosi, siirup, suhkur ja kunagi tuleb mesi ka, aga need ei ole meest. Ja siis meenus, kuidas ma ostsin mingid India pähklid meega, India pähkel, suhkur oli ikka peal India pähklid. Mesi 0,01, mida? Aga ma ei tea, meie tünn pandi aurustus natuke sinna peale seda mett või mis toimub. Et siuke lollitamine käib ja kui sa oled selle kalli rahast ostnud on ju need kummikommid, mis on mesi ja tervislik, kas sa hakkad koostist lugema? Sa usaldad. Ja siis ei tea, mis lapsed niimoodi rasvad, vaata tervislikku asja, me sööme ka üldjuhul rohkem, sest meil on see siuke patuvaba tunne. Hoolitse tervislikuma ja maitsvama vahepala eest kogu perele. Palju õnne. Päris kurb. Ühesõnaga, lugege koostisi. Heeringas ei ole enam heeringa maitsega, sellepärast on vaja sinna panna igale poole naatrium, vesnik, glutamaat ja oliividega sama teema ja järjest võtad mis toimub. Ja kuna see teema on nii palju tähelepanu saanud, siis nüüd on need märgised peal, E621 ja kriips pealt, seda pole siis vaatad koostist, te olete nüüd muu keemiaga asendanud. Seda glutamaati pole, aga jah. Ja kõhu kaudu tõmmatakse ka meie ajuplokki. Sest, et teil on autistikud lapsed, siis nad teavad seda trikki, kuidas seda läbi toitumisega lapse aju ikkagi natukene regullida. Ja rääkimata sellest, kuidas meil siin õhu kaudu mürgitatakse, on ju. Ja siis kui ma vaatan inimest jagada, pilvepildid, siis on
lennuk tegi pilved, et no need ei ole ju pilved. Kainu Kitsak ütles, need on joon pilved. Nüüd meil lennukid teevad pilvi, okei. Ja siis, kui inimene tunnistab, et okei, pilved need pole, aga kondents. Ja siis on siis ütleb, jah, aga kui ajaloos on olnud nii palju kordi, kus inimeste suhtes viiakse ellu mingit väga-väga julma asja. Kas ei või olla, et ajalugu on korduda võib või ei tahetaks elada niisuguses mullis. Ja meil meeled on jälle lahutatud, et me ei suuda isegi tihti näha, me ei suuda või me ei taha, sest siis sa oled see hädaldaja ja miski sulle ei sobi ja kogu aeg sa hädaldad ja vingud ja ei, ma tean ka vahepeal häid asju. Aga kuna seda sellist tühja kiitmist, upitamist on nii palju, siis ma pean seda balansseerima ja ütlen, et kuulda, hallo, meid mürgitatakse, tegeleme nüüd sellega, et me toitume võimalikult tervislikult, päriselt tervislikult, mitte et keegi ütleb, see on tervislik, ma just ära, loeme koostist. Ja kui ma näen videot, kus lennuk lendab ja näha on, et see kondents ei tule mootorite juurest, et kuskilt, kus oleks paagid ja ma olen näinud tegelikult neid videoid, kus neid paake näidatakse ja kuidas pannaksegi mingi nupp ja siis hakkab sealt tulema ja see oli enne seda AI ajastut ja need vastavad patendid on circa 100 aastat vanad, aga ikka on vandenõuteooria. Dubai näide olid isegi uudistes, räägiti ära, et siin taheti vihma tekitada, aga läks natuke üle kätte näidati, kuidas külvati neid pilvi ja siis kadus kõik see info ära, sest asi läks natuke üle käte ja seal olid ikkagi väga suured kahjustused seoses selle tehnoloogia kasutusega ja siis nagu poleks olnudki ja siis liigume edasi. Südamerabandused, noored, terved, sportlikud mehed, Marilyn Kerro hoiatas enne, kui see üldse toimuma hakkas, et nende vakstega hakkab selline tagajärg olema. Aga ei, turbovähid, raseduste katkemised, laste geenirikked, harvikhaigused ja need kõik on millegi muu pärast, aga kindlasti mitte vaktsiinid. Mis iganes muu. Näiteks kohvi. Postimehes artikkel, uuring, teadlased leidsid seose kohvi ja levinud vähitüübi vahel. Teadlased ja uuring ja vähk ja see business on juba nagu haisema hakanud ja väga haisema, sest üks naine jagas oma lugu ja ta ütles, et ta teab veel naisi, kes olid nii-öelda rinnavähis, aga nad hiljem ütlesid, et ega mingit vähki vist ei olnud, et see oli üks suur segadus, mida nendega korraldati. Aga on ka neid, kellel on päriselt olnudki. Et see on selline nii ja naa asi. Ja ma ei ütle, et kohvi on halb või hea, igaüks ise vaatab, aga just nimelt see peavool ja teadlased ja Fauci'gi meil on ju tippteadlane. Ja kuidas meil siin usaldati. Sa ei pea isegi olema teadlane, piisab, kui sa oled mingi arvuti miljokas on mingi arbiteri tüüp, Bill Gates. Seesamune Bill Gates ütles isiklikult, et neid on liiga palju ja et vaktsiinid aitavad rahvaarvu kontrolli alla saada. Aga ometigi seda vaktsiini marudalt nagu võeti vastu. Ja siis portaalid eestimen.fi, lõunaeestlane kirjutasid. USA jahmatav info. Koroonavaktsiin põhjustas raseduse katkemist. Avaldas mõju lootele. Üllatus. Kas see ei ole mitte seesama, millest vandenõuteoreetikud rääkisid? Jälle olime ennustaja rollis, hoiataja rollis ja meie saime siis vastajalt, vale info, faktikontrollid käisid ja pulstisid ja palun väga. Ja nüüd käib faktikontrolleritel, F-checkeritel kiire töö, et Fauci't päästa, sest Fauci kukub ka nende narratiiv. Ja neil oli siuke Fauci päevikud, laborileke ja koroonamüüdid. Tippteadlase vaikimine andis vandenõuteoreetikutele uue hoo. Ei, meil ei ole uut hoogu, meil on kogu aeg sama hoog. See ei ole kunagi vaibunud, sest me elame ajastus, kus peavoolumeid on kaaperdatud, meile pidevalt valetatakse, moonutatakse infot, manipuleeritakse, uinutada püütakse meid igalgi teemadel ja me ei ole oma hoogu kaotanud, me oleme kogu aeg aktiivsed. Teie asi on ennast kokku võtta. Näiteks Rauno Raiesmaa tegi mitu tabavat videot selle faktikontrolli artikli peale, kus ta lihtsalt selle faktikontrolli haledalt vahele tõmbas. Et see samane faktikontroll ja faktid nagu ei ole väga sellises koos toimes oma vahel, et käivad täitsa eri radu.
või radased, ma ei tea, kumba see õige sõna on. Esmaspäevaste lõunatundide peale ma olen oma eesti keeles hakanud ikka väga kahdlema. Selline nagu võru keelt rääkides, aga kuidas see oli? Mis faktikontroll see on, mis kontrollib kõike peale peamise küsimuse? Pealkiri lubab rääkida Fauci päevikutest ja laborilekkest. Selle asemel lükatakse ümber väiteid, et keegi ei surnud koroonasse, patsiente tapeti ja pandeemia planeeriti ette. Need väited võivad olla valed, aga see ei muuda automaatselt labori hüpoteesi valeks. 2020. aasta mõjukas Proximal Origini artikkel kuulutas väga kindlalt, et viirus ei olnud labori konstruktsioon. Selle juhtautor Christian Andersen tunnistas aga eravestluses, et kindlaid tõendeid polnud kummaski suunas. Labori varianti ei saanud välistada ja avalik sõnastus oli liiga tugev. Ka COVID-19 arutelu piiramine pole väljamõeldis. Facebook, YouTube, Twitter eemaldasid postitusi, milles väideti, et viirus oli inimese loodud või kooli ei tohiks sulgeda. Zuckerberg kinnitas hiljem, et Bideni administratsioon survestas Metat koroonasisu eemaldama. Nüüd lükatakse Delfis ümber kõige pöörasemaid koroonaväiteid, nagu tõestakse tagantjärgi ka labori hüpoteesi valet. Ei tõesta. Ja faktikontroll eristab looduslikku levikut, labori õnnetust, laboris muudetud viirust ja biorelva. Kõiki ühte vandenõuteooria kasti panemine pole faktikontroll, vaid teema järjekordne lukustamine. Uku Kudul on selles mõttes head postitused, et julged. Nende postituse peale ütleks iga normaalne eestlane, mida hullu juttu. Aga näete, Uku postitab. Ma arvan, et talle on erakonna poolt antud selline vandenõuteoreetiku värk on ju. Mina mõtlen, tema kirjutab, aga erakondlik kuuluvus on selline, et see erakond ei aja mingit sellist rahvavärki, väga alternatiivset värki tänasele valitsusele. Ilmselt Uku ülesanne on võttagi oma hallata siis need uhud, et on antud roheline tuli. Aga selge poolest ma olen tänulik, et Uku seda tööd teeb. Hea info saab liikuma. 12. august jälle väga oluline postitus. Kui rasked vaktsiinikahjud on sisuliselt võimatud, miks on USA maksnud nende eest välja juba $5,6 miljardit? USA ametliku statistika järgi on föderaalne vaktsiinikahjude programm alates 1988. aastast määranud hüvitamisele üle 13 000 juhtumi. Ja kui raske on saada kinnitust arsti poolt, et sul on vaktsiinikahjustus või su lapsel on vaktsiinikahjustus. Nendel arstidel ikka nagu piltlikus mõttes pead lendavad, kui nad julgevad sellist asja tunnistada, aga 13 000 juhtumit on, näete, olnud lihtsalt nii hullud ja nii võimatud mööda vaadata, et need on õnnestunud fikseerida. Neid juhtumeid kindlasti ei ole ainult 13 000. See on niisugune nunnu number lihtsalt selle kõrval, mis päriselt toimub. See ei tõesta, et vaktsiinid oleksid kõigile ohtlikud. Aastatel 2006 kuni 2024 jagati USA's üle 5 miljardi doosi ning hüvitati ligikaudu 1 inimene miljoni doosi kohta. Kuid see tõestab, et üliohutu ei tähenda riskivaba. Ja ma kordan, väga peaaegu et võimatult raske on saada arsti poolt kinnitust, jah, see on vaktsiinikahjustus. Su laps võib tõmbuda peale süsti siniseks. No ei ole vaktsiinikahjustus. Ja kui läheb veel mõned tunnid mööda ja on ajaline seos, siis öeldakse, et liiga hilja. Kui lapsel toimub arengus meeletu tagasihüpe peale vaktsineerimist, see ongi siuke kasvuvärk. See käibki niimoodi lainetena, siis tuuakse mis iganes asju seal õigustuseks, põhjenduseks, aga kindlasti mitte vaktsiin. Seetõttu on oluline ka valitsuseksperdi Andrew Zimmermani väide, et teatud bioloogiliselt haavatavatel lastel võib vaktsiinist vallandunud palavik ja immuunreaktsioon põhjustada autismispektri tunnustega ajuhaigust. Ei autism ja vaktsiinid seos. Nalja teete, oletave. Aga ometigi Zimmerman ei olnud vaktsiinivastane aktivist, vaid tunnustatud laste neuroloog ja USA valitsuse enda ekspert. Tema vande alla antud ütluse järgi teatati talle, et tema teenuseid pole enam vaja. Vaid mõni päev hiljem väitis valitsuse jurist kohtus, et vaktsiinid ja autismi seosel puudub igasugune teaduslik alus. Zimmerman nimetas seda hiljem äärmiselt eksitavaks. Aga ei mina ega Uku, me võime kaasa mõelda, rääkida ja postitada, aga me ei ole arstid. Meil ei ole meditsiinilist haridust. Mõtleme kaasa, oleme julged, jagame. Aga Aivar Tilk on doktor ja tema postitas nii.
Netis on avalikustatud USA senati sisejulgeolekukomitee poolt konfiskeeritud Dr. Anthony Fauci poolt tema ametitelefonist saadud informatsioon, kus ta juba jaanuaris 2021 teatas, et mRNA vaktsiin võib põhjustada raseduse katkemisi. Veebruaris 2021 aga teatas ta ametlikult esinedes, et vaktsiini on antud üle 20 000 rasedale naisele ilma komplikatsioonideta. USA valitsus kavatseb koroonaepideemia aju Dr. Anthony Fauci kohtu alla anda. Huvitav fakt on see, et mRNA vaktsiinidele erakorralise kasutusõiguse andnud eetikakomitee juht oli Dr. Fauci abikaasa. Kas siit leiab ka põhjuse, miks Eesti sündide arv on katastroofiliselt kukkunud viimase 5 aasta jooksul? Miks siiani pole läbi viidud ühtegi ametlikku uuringut Eesti riikliku julgeolekut ähvardava rahvastikukriisi põhjuste kohta? COVID-vaktsiin võib olla seotud raseduse katkemisega, Fauci privaatsõnumid paljastavad. Kuna paljudel inimestel on pärast teist doosi märkimisväärset tsütokiini tormid ja palavik, võib see teoreetiliselt olla seotud raseduse katkemisega esimesel trimestril, näitavad Anthony Fauci ja tervishoiuametnike vahelised privaatsõnumid 2021. aasta jaanuaris. Ja samal aastal veebruaris ilmus Fauci avalikus ette väitis, et vaktsiini võtvate rasedate naiste puhul ei ole ohumärke, siuke täielik ignoreerimine. Varem sai senati sisejulgeolekukomitee Fauci valitsuse väljastatud mobiiltelefonilt üle 34 000 tekstisõnumi ja 522 kõneposti, paljastades valed COVID-i ja sellega seotud vaktsiinide kohta. Nii, ja nüüd mõtleme, kes vahutavad seda teemat, kes on närvis? Need samad, kes aastaid tagasi ütlesid, kuulge, see ei ole ohutu, see loomad, kelle peal testiti, surid ära ja siis mindi inimeste peale üle. No see ei ole okei. Minna siis massidesse ja seda enam, et seda kõike tehti ju valega. Tee vaktsiin ära, siis saad sinna tänna. No tegelikult on 8 lahtrit sellel vaktsiinipassil. Tuleb teil teha, või sinu oma on aegunud. Nui 4, et sa vaktsineeriks. Miks? Inimesed, kes olid läbi põdenud, sa olid haige, aga sul olid seda tõendit, ikka pidid süstima, kuigi sa teadsid, et sina oled immuunsuse saavutanud, sa põdesid läbi. Ja mis ma veel selle kohta tahtsin öelda on see, et me oleme närvis, aga kes tegelikult peaks olema närvis, need, kes seda süsti tegid, need, kes jäid uskuma ja kellel on tõsised tervisekahjustused, et nemad peaks praegu olema meist väga palju rohkem närvis, väga palju rohkem lärmi tegema. Aga kui su tervis on võetud, siis palju sul on jaksu, kui sul on argipäev selline, et stiilis teeninda maja, teeninda auto, teeninda perekond, et sa pead kogu aeg mõtlema sellele, kuidas üldse toime tulla, kui sul ei just mingi finantsgeenius on ju. Aga keskmine inimene mõtleb sellele, kuidas toime tulla. Kui su tervis on kahjustatud, ilmselgelt sul on raskem toime tulla. Seda enam, et meil Eestis ei ole selliseid heldeid kompensatsioonimehhanisme. Meil on väga ranged arstid, kes naljalt ikka ei taha oma kohast lahti öelda, kui nad peaks tunnistama tema vaktsiinikahjustuse. Et see on ja ma tean, et on mingid tegelased, kelle jaoks minu jutt on siuke nagu, kuidas ma ütlen, ikka ebausutav. Ma ei tea, võtke siis faktid ette, kui mu jutt ei päde teie jaoks. Aga mis seal ikka. Ja nüüd me lähme siit edasi, aga anname otsustamise üldse lastele. Nendele lastele, kes hinnatakse piisavalt arukaks, piisavalt mõistlikuks, vastutustundlikuks, et ise oma keha üle otsustada, sest need vanemad on äkki ära nagu uhuutatud. Ja ma tahaks näha, kuulda neid vestlusi, kuidas siis need kooliõed selgitavad võimalikke kõrvaltoimeid nendele lastele, niimoodi, et laps saaks aru, talle jõuaks kohale see võimalik risk. Kui neid samaseid riske, neid sammu riske ei selgitata isegi sulle siis, kui sa küsid, et mis on võimalikud kõrvaltoimed. Ei, mitte mingid kõrvaltoimeid, üle 10 aastal on töötanud, mitte mingid kõrvaltoimeid, pole rotaga, jah, kakas on natuke verd olnud, aga see ei ole ka midagi. Kakas on veri, ju siis kuskil midagi katki või. Ja siis on see laps hinnatud piisavalt vastutustundlikuks, et otsustada oma keha üle. Kus kohas on see komisjon, kes otsustab, ka see laps on suuteline aga toime tulema oma vaktsiini kahjustusega, nii et vanematele mingit lisakoormust ei paneks. Kus nagu see osa on, mis peaks loogiliselt siis kaasas käima, et kui laps on suuteline võtma vastutuse selle otsuse ees, aga tagajärgede ees, et ta siis, ma ei tea, ei saa koolis käia normaalselt, ei saa töökohta, mis teda ära majandaks, kus siis, kas
meie tervisesüsteem on ju kokku kukkumas. Ei no, iga EMO asja peale, mis ei olla, siin ütles, et mõni EMO asi võiks ikka tasuline olla. Mina sotsmaks, et ma ei tea, on ju tasuline või ei ole või? Vot, ja siis seal sama Rootsi vangidele, et nende tulekuks valmimisele 6-kohaline arv on vaja investeerida, raha lihtsalt põleb. Vot, ja tulles tagasi selle juurde, et meil ongi liiga palju, vaktsiinid on head, päästavad elusid, aga samas aitavad ka seda rahvastikku liigset vohamist kontrolli all hoida, niimoodi. Kas teie, kes te usute seda Bill Gatesi asja? Kas kuskilt ei hakka hõõruma, aga selles mõttes mul tobe seda lauset kasutada, et need, kes ongi siuksed, et me peame jälgima, mis see Kertu räägib, meil on siin, ma ei tea, äkki sealt saame mingi UPS-gruppi infot või äkki me saame mingi faktikontrolli talle kraesse väänata, mida iganes. Ega nemad niikuinii ei suuda mõelda avatult, sest neil on sissetulekust vähe kinni hoida. Ja teie, kes te olete kuulanud mind aastaid või sattuste nüüd kuulama, aga teate, et ma olen sellist maist inimene, teil ei tule siin väga üllatusi. Te mõtlete samamoodi, et nagu, mis see toimub? Et kas ma kedagi nende saadetega äratan? Üks lause on, mida ma sõna-sõnalt ei mäleta, et kes ei taha kuulda võtta, saab tunda. Oli vist selline sõnastus, Timo, anna andeks, kui ma eksin sõnastusega. Et siis võib mõelda küll, et kuulda ei taheta väga võtta, et siis saadakse tunda, aga siis vähemalt on sulle nagu sind ära hoiatatud, et mis see on, mida sa tunned. Sest me oleme selles asjas kõik koos. Et ükskõik kui ajupestud sa oled, need äratuskella parem või hiljem ikkagi hakkavad tööle. Kellel mis valu astmes. Nii, vanglaplaneet. Oi, see on ju nagu see põhileht nendel õudsatel ja rumalatel juttudel. See on nagu mingi, ma ei tea, templite tempel, vanglaplaneet. Igatahes seal portaalis 6. augustil oli selline artikkel. Teadlased kutsuvad üles vähendama maailma rahvaarvu 50%, samas kui demograafid hoiatavad rahvastiku krahhi eest. Selliseid ennustusi seostatakse Toomas Malthuse rahvastikuteooriaga, mille kohaselt kasvab rahvaarv paratamatult kiiremini kui toidu tootmine. Keskkonnateadlase Ellise hinnangul näitab ajalugu aga, et tehnoloogia areng on võimaldanud ülal pidada märksa suuremaid rahvastikke, kui rangelt malthuslikud arvutused ennustasid. Tema sõnul võimaldavad olemasolevad tehnoloogiad inimkonda toita ilma, et selleks tuleks kasutusel võtta rohkem maad. Ellis leiab seetõttu, et kindlat arvulist piiri, kui palju inimesi maa suudab ülal pidada, ei pruugigi olemas olla. Ja need samused küsitlevad liiga palju, Kui ma võtan näiteks selle samuse Bill Gatesi või kes meil on siin, kas või kliimaministeerium mingid tegelased. Ma elu sees ei suuda ka terve elu jooksul nii palju näiteks lennukiga lennata, kui nemad mingi väga väikse aja jooksul, aga kliima päästame. Ja ei ole inimesi liiga palju. Ahmust ja rumalust on liiga palju. Ja selle koha pealt tuleb ka alustada iseendast, et mis on meie igapäevased otsused ja see ei ole see, et meie siin Eesti päästame maailma ära. Vaid need asjad ongi nagu mõistlikud ümber mõtestada, et mida me päriselt vajame. Sest see selline keskkonnasõbralik toidu poolest, et kui ma toitun tervislikult, see on kallim. Mine turule, vaata, mis maksab see kodumaine. Ja siis mine Lidlisse või kogu mujal. Vahe on sees. Okei, ta võib selles mõttes olla kallim, aga see selline nagu eputamine, iseenda väärtuse tõestamine läbi mingite X kulutuste. Ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt vaene ja sellepärast ei jaga matsu. Aga ma tunnen, et see on selline egodele üles ehitatud, et vaadake, mina olen see, vaadake, ma olen elus teinud õigeid häid otsuseid, vaadake. Aga kes sa siis oled, kui kõik see sult ära võtta, sest me oleme väga lähedal sellele, kus sul ei ole midagi, sa oled õnnelik. Ja liigume selle agenda suunalt täiskäigul. Aga ma kordan ennast, kuigi mul ei meeldi ennast korrata. Mul võibki olla mitte midagi ja ma võin olla õnnelik, aga oma vabadust ma ära ei anna. Et see minu vabadus on see, mis laseb mul olla inimene. Et kui ma olen juba nagu nurka surutud ja minult on kõik mu õigused ära võetud stiilis, et sa ei või oma keha üle ka enam otsustada, siis see ei ole inimese tunne, sest me siia ilma sünnime puhtana. Lihtsalt olemegi mina ütlen ideaalselt, sellepärast ma ei saa aru sellest mingist loogikast, et kui laps sünnib, siis peab kohe süstvad sisse. Siis ma ütlesin ka üle, et et hästi loogiline on, et ega inimene nagu oma olemuselt juba on selline, et kui sünnib, siis kuskil seal mingi süstal peab olema, et niimoodi evolutsiooniliselt juba süstal peab olema stardivalmis, kui see laps väljub ema üsast, et süstal kohe. Meditsiin.
Ja siis ma tabasin ühe kohaliku tankla juures mingi reklaam, et kui sa sõidad mõistliku kiirusega, siis sa hoiad 3 kuu jooksul terve paagi kokku. Hea teada on ju, see on asi, mida õpetatakse meile autokooliski. Aga eraldi koduleht oli sellele kampaaniale ja siis ma mõtlen ka jälle, et nagu, millega need inimesed tegelevad? Kui kõik need, kes tegelevad mingite nagu täitsa pseudoasjadega, seda reklaampinda kasutada mingi selliseks tarkuseks, oi nüüd ma ei kupata, oi nüüd ma nagu sõidan mõistlikult. Nendel hetkedel ma mõtlen, me vajame ikka täielikku restarti igatepidi. Kas või haridussüsteemis, mitte see, et me sillandame laste ajud ära, et hästi palju tuubime ja siis ongi see info sähvatus, vaid see, et olekski nagu siuke toimiv aju, et sa suudad ise ka mingite asjade peale tulla. Mitte ainult see, et sa oled lugeja, arusaaja, vaid et sinust endast tuleb ka mingid nagu, mingid nagu leiutaja asja esile. Aga jah, eks see nüristamine on eesmärk. Ja nendele nüridele luuaksegi siis töökohtasid, kus nad teevad justkui midagi, on justkui keegi. Aga päeva lõpuks, kes me oleme? Et kas see on siis nagu elamist väärt elu või... Ja ma tean, minu viga on see, et ma vaatan asju väga enda mätta otsast ja ma olen võib-olla väga piiratud maailma nägemisega ja mida kõike veel. On inimesi, kes on minust kindlasti väga palju rohkem reisinud ja väga palju kõrgema haridusega ja nii edasi. Aga ma arvan, et mind juhib see mingi selline nagu loomulikkuse haisting, et kuidas päriselt on okei? Kas päriselt ongi nii okei, et sa paned ma 1,5 täna nägin just ühte videot, kus üks nuptav naine hoidus oma 2 kaksikut. Ja ta mõtles, et ma pean homme tööle minema, mul saab see panema puhkus läbi. Ma ei tea, mis riik see oli. Eestis on see 1,5 aastat, kus sul tuleb tagasi tööle minust, sul ei ole muidu tervisekassat, sissetulekut. Või see ema palk on selline, et sa oled tööl käinud teatud palka saanud. Ja siis sa oled lapsega koju ja sa oled sama palka, aga sul on sina ise, su laps. Et kulu tegelikult kasvab. Aga ei, sul on see üks palk, mis siis on mingid lastetoetused juures, heakene, abiks ikka, aga see selline palk, ma mõtlen, et Ja hiljaaegu üks poliitik esitas küsimus, et kas 6 lapse ema peaks käima tööl ja mina ütlen ausalt ei peaks, sest seal on väga suur vahe, kes nendest lastest kasvavad, kui ema on olemas või kui ema rabab tööd teha. Ikka väga suur vahe. Sest ma näen oma laste pealtki, olgugi, et meil on see kärgperendus, lapsed on vahepeal lisade juures ja nii edasi, aga ma olen kogu aeg selles ema rollis, et ma kogu aeg mõtlen mingeid asju läbi, isegi kui laps ei ole parasjagu minuga, et sa oled ikkagi kogu aeg aktiivne selles plaanis. Ja lapsed vajavad väga palju sellist kaasa mõtlemist ja mingid teemad vahepeal, nad ongi nagu pika vinnaga, et justkui on puhkus on ju, laps on ära, selles mõttes puhkus, et sa ei pea temaga aktiivselt tegelema, aga mingid asjad vajavad ikkagi nagu läbimõtlemist ja lahenduse leidmist. Ja selleks on vaja emadel seda sellist puhvrit. Ja 6 last, see on wow. See on mitu töökohta, niimoodi nagu ajalise ressursi mõttes, mitu töökohta täidab see naine. Aga ma olen ka kallutatud, sest ma olen ema vaata. Ma mõtlen väga isekalt selle koha pealt. Aga mis isekusest mina räägin, ma olen ikka nagu väga isekas, mina näiteks seda võõraste aitamist me ei mõista, sest kui meil oma maal on neid, kes mitte see, et jagame kalasid, vaid me jagame õngesid, teeme sellise Eesti, kus inimestel on võimalus elada inimväärselt elu, mitte nii, et sotstoetus sinna, sul on diagnoosiga saab veel ekstra hästi raha, on ju, töövõimetus, jaa, vaid et inimene tunnebki, et ta on väärtuslik ja mitte see, et rabame kõik ninast eri väljas, et tõestada enda olulisust, vaid see tunne, et sa lood midagi, sa annad endast midagi, see on nii oluline tunne ja sellepärast ma olengi selles emaduses väga sees, sest ma tunnen, et sellest on suuremat asja, kus midagi anda. Ja võib ju öelda, et riigikaitse on hästi oluline. Riigikaitse ja kliima, need on 2 kohta, kuhu on nagu ülilihtne raha sisse mütata. Sest et üle hirmu ikka ei võta, et mis kõik meil selle kliimaga siin on ja hea näide kliimast. Kas te teate, mis asi on lühend ÄKKK? Nagu ja siis KKK, nagu need valgete mütsidega liikumine. ÄKKK on Aasmäe, Kära ja Maja kultuuri- ja kliimakeskus.
noh, siuke värk, aga ei ole värk, on äkk. Aasmäe, Käraja maja, kultuuri- ja kliimakeskus, selle lühendi all on see kenasti kõik välja ka kirjutatud, mina pean, see kõlab küll kallilt. Ju siis liigub seal palju raha. Aga noh, kuni raha jätkub, kõik on hästi, siis võib juba rassida ja raha tõesti põleb. Eesti võib kulutada Ukraina ülesehitamise konverentsile kuni 20 miljonit eurot. Ei, mitte Ukraina ülesehitamisele, kui te nüüd seda mõtlesite. Konverentsile 20 miljonit eurot. Noh, ilmselt see korraldajad, E200-lised ja reformlased, korraldusmeeskond on siuke omadest kokku klopsitud ja noh, kellel on mokad rasvased selle asja lõpuks. Kas ukrainlased saavad ära päästetud selle Ukraina üles ehitada BlackRockile ja Vanguardile või noh, hallo. Vot. Ja kui meie hakkame üles lugema kõiki neid kuritegusid, mis te siin 20 aasta jooksul korda olete saatnud, siis läheb jumala päikene enne looja, kui me selle registriga valmis saame. Aga noh, midagi ikka. Mõned asjad ma ikka jagan teiega, sellised kurioossemad. Kuigi ma arvan, et need päris kurioossed asjad ei ületa uudiskünnist, sest need pole lihtsalt nagu, noh, ei ole seal neid, mis need kriteeriumid on, et uudiskünnist ületada. Mis on lihtsalt nagu nii halvad, et mitte lihtsalt rahvas läheb närvi, vaid rahvas tuleb kodust välja näiteks. Et neid pahasid asju, noh, aga seal on ka teine äärmus, et kui need päris suured sigadused välja tulevad, noh, mis need klubilennad meile teavad ja nii edasi, siis inimesed lihtsalt tekib see error, et nad ei suuda uskuda, et asi võib nii halb olla. Ja noh, miks ma arvan, et tehakse väga pahasid asju, on see, kuidas Michelson saab, Michelson siin arvamusliider, siin ta räägib, seal ta räägib. See on selle pedofiilia asja normaliseerimismängu üks väga suur osa. Et see mees, noh, see Muuli ja mis see saade oli, kus loeti ette seda fotokirjeldust, siukse asja peale saab mees olla nii-öelda nagu keegi edasi ja teda aktsepteeritakse. Siis ma mõtlen nagu, kui haigeid perverte seal pundis veel on, millega te veel tegelete. Ja siis ma mõtlengi, et kui rahvas teaks, kui haigelt see mäng käib. Siis ma olen ka mõelnud, et need, kellel on lapsed ja nad on poliitikas, kas need lapsed jäävad sellest mängust välja? Hästi ei usu, sest kui ma olen kuulnud neid vabamüürlaste lugusid, siis seal lapsed kirjeldavad, et neid on sellesse tõmmatud, et need vanemad ei kaitse oma lapsi, sest neil mingist hetkest sõidab katus nii ära, et see positsioon on tähtsam kui oma lihane laps. Ja käibki selline nagu ohverdamine. Vot. Ja meie samal ajal loodame, et äkki peale järgmisi valimisi läheb paremaks, kui valitsus siin natuke kõigub ja äkki nagu kunagi midagi keegi. Aga tegelikkus meid lüpstakse igapäevaselt. Ja inimesed on harjunud tasuta asju saama, see on üks naljakas moment. Sest noh, meil ETV on tasuta, Rahvusringhääling on ju palju, see maksab, kes maksab siis mingid üritused tasuta, aga kes maksab, noh. Ja siis ongi siuke, et mis siis see Nõmme raadio kogub annetusi, ma ei tea, ma kuulan Vikeraadiot ja muid asju, et on tasuta. Ei ole, mitte keegi ei tegele selle heategevusega, et see on ikkagi kõik tasuline värk, aga lihtsalt meie siin, kuna meid ei ole tellitud, me ei ole need tellimusmuusikud, tellimuslaulikud, lauljad, tellimusteadlased, siis me teeme seda lihtsalt usus ja lootuses, et see kannab vilja. Ja et head annetajad hoiavad meid ikka pinnal. Aga on asju, kuhu me terve mõistusega ei annaks sentigi. Aga võib öelda, et meilt lihtsalt võetakse see raha. Kui tuleks see maksukogu ja mulle ukse taha ütleb, Ukraina konverents on tulemas, kliima vajab päästmist, mida kõike veel. Meil on vaja see siilihiire vall kaevata Venemaa ja Eesti vahele, siis ma ütleks, tead, kao kus saad. Ja kui ta ütleks veel palju see meile kõigile maksma läheb ja ta tuleb varsti jälle küsima, siis mingist hetkest ma ilmselt, noh, ma reageeriks teravamalt. Ja kuna meil ei ole valikut, see rahaliselt võetakse meilt ja mitte ainult meilt, vaid ka järgmistelt põlvedelt, sest see laenukoormus on lihtsalt selline, et ei mina, sina ega meie siin täna, kes me oleme inimesed sündinud,
me ei jõua seda ära maksta ja meie lapsed ega lapselapsed ka ei jõua maksta, sest see suur must auk läheb aina suuremaks ja sügavamaks ja lõpmatumaks. Ja sellel ei olegi lõppu, see lõpp saab olla ainult mingi väga suure paugu näol ja ma hetkel ei hakka fantaseerima, mis see pauk võiks olla. Aga väga hea on raha lüpsta inimestelt sõnaga kaitse, kes ei tahaks kaitset, on ju mina, kes ma olen endale selgeks teinud, mis asi on NATO, siis jah, see ei ole kaitse, aga las ta jääb. Nii, panen ruttu endale ühe märksõna kirja, et ma ei unustaks ühte mõtet poolikuks jätta. Rõugevalt postitas ajalugu, endiste aegade lugu jõuab noorteni inimeste lugude mälestuspaikade ja koos tegemise kaudu. Aastaarvud kooliõpikus võiks elus kuuldud kogetud pigem täiendada, kui jäädagi ainsaks kokkupuudeks endiste aegadega. Piirkonna politseinik Elar Sarik on aastaid vedanud Võrumaal vabadusvõitluse ja vastupanu liikumise mälestuse hoidmist. Tema eestvedamisel rajati Võru küüditatute memoriaal ning korrastamistegevustesse on kaasatud ka noorkotkaid ja kodutütreid. Selle töö eest pälvis ta Vabaduse Tammepere aumärgi. Võtta konverentsile kaasa ka pere nooremad liikmed. Nii aitame hoida meie rahva jaoks olulisi lugusid ega pea muretsema, et mineviku mäletamise ja rajad pärast meid rohtuvad. No mina oma lastele ikka olen rääkinud, mis toimub täna on ju. Et me ei ole vabariik, me oleme tegelikult okupeeritud, meil on Ameerika suur saatkond, kes niite tõmbab. Et asi mul siis rääkida, et see ei ole esimene kord, kui me oleme okupeeritud, lihtsalt nüüd käib see peenemalt ja kuidagi nagu stiilsemalt, et rahvas on nagu rahul, et kui nõukogude aegu ikka kiruti vähemalt kas või nagu omade keskis, siis nüüd on siuke, oleme kõik need positiivsed ja õigel poolel ajalugu. Kohtume laupäeval 15. augustil Rukkilille päeval Mõlistes. Kell 11 mälestustseremoonia Eesti Kodu mälestuskompleksis Hüti külas. Kell 12.45 ühine lõunasöök Mõniste koolimajas. Kell 14.00 konverents, mida keeruline ajalugu meile täna õpetada saab Mõniste rahvamajas. Tervitus ja avakõne kaitseminister Hanno Pevkur. Ja muidu ma ei oleks seda teiega jaganudki, sest tore, me räägime, et mis kunagi on olnud, aga üldjuhul nende ürituste raames sellest ei räägita, et mis meil täna toimub. Aga kuna tervitus ja avakõne on Hanno Pevkur, siis ma pean vajalikuks minna kohale ja vaadata talle jälle otsa, kuigi ma tean, et ta pilgu väga ruttu ära keerab. Ja jälle seal anda mõista, et kuulge, et me siin ei ole rumalad, me siin ei ole nõrgad, me siin kaitseme paremini kui teie, sõjaärikad. Ettekanded Erki Koort, Eesti väljakutsed ja võimalused julgeolekupoliitikas. Mauri Kiutsu, 1949. aasta märtsi küüditamine ja metsalendlus, Kaisa Niilo, kuidas saame ise ennast oma kodu ja kogukonda kaitsta, Elar Sarik, kuidas tuua noori ajaloo juurde. Osalemine on tasuta. Tasuta asju pole olemas, eks ta, ma ei kritiseeri neid inimesi, kes siiralt sellist asja ajavad, aga paratamatult selle teema külge, kas või siin, kui meil on see monumentide juures käiakse pärgasid panemas, poliitikud on kohal oma imalate lõustadega, nad on lihtsalt siuksed, nagu nemad oleks mega, mõtlen, te olete samasuguse küüditaja mentaliteediga, kuhu te ronite, kui teil oleks võimalus kaasmaalane samasugusesse pagunisse ajada, te ei kahtleks ka, sest te olete lihtsalt sellist tüüpi inimesed. Hetkel võib-olla mingi eluraputuse tagajärjel te muutute, aga hetkel on nii ja hetkel ma reageerin teile vastavalt. Igatahes me kavatseme siin minna ja seal mingi ühislõunal ma osaleda ei suuda, sest volikogu kogemus oli ka see, kui kõik see õhustik seal koos sõi, siis mul seest keeras, et see inimeste nagu odavus, libedus. Täpselt ühe korra sõin seal, kui mul oli laps kaasas ja lapsel oli kõht tühi ja ma talle sealt kooki andsin ja 4 aasta jooksul ma lihtsalt tundsin, et ja kui alguses see üle-eelmine linnapea arvas, et ma olen selline mõjutatav, siis tal oli siuke, et ma istusin, tuli lauale, kas ma toon sulle midagi? Nagu, et mida sa teed, Ma ei ole see. Ja need püüdlused, et vaata, kui ma su vastu olen väga siuke meeldiv, siis ole sina ka minu vastu meeldiv. Kui ma tean, kes sa oled, siis sa võid, ma ei tea, kas või tireleid teha mu ees pingutusena. Aga ma ei saa jätta ise ennast kõrvale, et ta on vaata meeldiv, et ma siis ei märka seda, mida ta muus osas teeb. Vot, ja huvitav seos
seoses ajaloo ümberkirjutamisega. Mulle tuleb postkasti kiri. Tere, märkan juba pikemat aega, et see pole juhus, vaid kõikides videotes kontrollib YouTube aastaarve nii kõnes kui kirjas. Kui videole on lisatud pilt, siis seda nad ei saa muuta. Nii ma selle jutumärkides vea avastasingi. Vot, YouTube, kes ajab seda peavoolu asja, ja siis on meil inimesed, kes tahavad olla tublid, saada riiklikke tunnustusi. No ilmselgelt neil tuleb ka ajada seda õiget asja, aga mina mõtlen, kui te ei suuda tunnistada ajalugu, asju nii, nagu nad on olnud või mis väljavaated meil päriselt on, ükskõik kui tublid või püüdlikud te olete, keda te teenite? No, ja hea näide, presidendivalimised võib ju öelda, mina arvan, et see avalik aplaava on ka seotud natuke sellega, et meil tülli omavahel ajada, sest Margus ütleb, et Madise on tark, on ju, mina ütlen, et kas tark tooks e-valimised Eestisse või on asi selles lihtsalt, et ta tarkus ongi nende sindrite teenistuses, no ma ei tea. Ja siis oli ERR-is pealkiri Madise. Minu ainus kriteerium on, et säilitan erapooletu kuvandi. Mina mõtlen, et mina nagu ootan seda sisulist poolt, aga kuvand on oluline, eks see president ongi meil siuke nagu kuvandi asi. Kuvand on kõige tähtsam. Aga selle presidendi komedi peale ma jagan teiega oma lemmikkommentaari. Aga mis see meie asi on, kelle nad endale presidendiks valivad? Ja tõesti, mis see meie asi on? No on mingi uus nägu, räägib võib-olla teist, ja siis, kui E200-sed Reformierakond on olnud, jaa, Madise väga hea, siis mis sealt tulema hakkab? Mis te arvate, mis sealt tulema hakkab? Vot, mina isiklikult oleks selle kandidaadi poolt, kes hakkaks töötama selles suunas, et kuulge, see Euroopa Liit, see ei ole nagu see asi, mis meid teeniks, meie rahvast teeniks, meie toidujulgeolekut, üleüldist julgeolekut, kes seda militaarset poolt teeniks, et pigem nagu see kurnamisasi, see masinavärk, mis seal on, see meeletu, kui palju inimesi töötab seal Euroopa Liidus, mis hooned on püsti pandud, kust see raha tuleb. Ei tea, võib-olla meie taskust või mingid Sorosed ja sellised muidu rikkad mehed lihtsalt maksavad kinni, et maailm oleks parem paik või... Aga õnneks päris paljud näevad seda asja läbi. Sorose poeg postitas pildi, et isal sünnipäev, siis ma vaatasin neid reaktsioone. No, pöidlaid oli ikka vähevõitu. Naerunäod, vihased näod. Et rahvas jagab matsu küll päris hästi. Nii palju raha ja nad ei saa osta siis endale paremaid reaktsioone sinna või, ma ei tea. Ja siis võib öelda, aga kui me ei ole enam Euroopa Liidust, siis euroopalikud väärtused ja blablabla. Ja vaadake näiteks Norra suursaadikut Eestis. Lihtsalt guugeldage Norra suursaadik Eestis. Ja siis vaadake, et mis see euroopalik väärtus on. Kas see on eurooplane või siis kõik see, kes on siia kokku tulnud. Ja see on selles mõttes huvitav, et ma tean ka inimesi, kes on teisest rassist ja kellega mul on väga hea kontakt inimene inimesena. Väga okei. Aga see suur agenda, vaat see on see, mis mulle ei sobi. See on täpselt sama, nagu ma tean arenduskeskusest inimesi, kes on inimestena väga toredad. Aga see arenduskeskuste asi ise, sindervärk on. Ja huvitav on see, et ma väga tahaks näha mingit statistikat, et kui paljud on jõudnud sinna, et see ei ole õige asi, sest ma kahtlustan, et neid on järjest rohkem, kes saavad aru, et see ei ole õige asi. Okei, ülikoolidest reitakse neid õigeusulisi muudkui peale, et selles mõttes õigeusulisi, et nii on õige, nagu mina olin, et naised, need peavad olema võrdsed. Kust kohast me saame võrdsed olla? Me oleme väga ebavõrdsed ja me täiustamegi, täiendamegi üksteist oma ebavõrdsuses. Nii lihtsalt on. Ja näiteks nüüd Euroopa Liidus küll see plaan, mis võib tõsta kohvi hinda rohkem kui 3 korda. Kes siin on kõik kohvijoojad? Okei, see rinnavähi teema, mis ühes artiklis toodi, et et seal on seos kohvil ja vähil. Ma ei tea, paljud seda usuvad. Mina väga hästi ei usu, sest siin on öeldud, et kohvi just on väga tervislik ja oleneb mis sorti ja kui mürgine see kohv on, et töötlusel ka mõjutab, kuidas seda töödeldud on, vastavalt sellele on ta see toksiliisusaste või tervislikkusaste ja nii edasi. Aga nüüd mõelda, kui su
kohv seal kohvikus on juba 2,50, 3,50 või 4 eurot. Et kui see tooraine ise nüüd tänu Euroopa Liidu pingutustele on 3 korda kallim, ma ei tea, päris nagu krõbedaks läheb see asi või... Aga samas, ega need kliimaministeeriumi palgad ja need ju ei maga, need ei ole külmutatud, need on helded. Ja meil on väga kliimaministeeriumid vaja, sest meil on rohepöörded ja igasugu olulised asjad, kus on spetsialistid, õhuspetsialistid, kõik on nagu nii vaja. Ja meil on Terviseamet, sest tervis on nii oluline. Ja aeg-ajalt terve mõistus hoopis võidab, mitte mingid ametkonnad. 12. august, Äripäev Delfi. Kohus tõmbas Terviseameti otsusele kriipsu peale. Tuulepargi müra hindamine polnud sõltumatu. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra järelevalve, sest amet tugines arendaja tellitud mõõtmistele ega taganud menetluses sõltumatust, kirjutab ERR. Vaidlus sai alguse kohaliku elaniku kaebusest tuulepargi võimalike tervisemõjude pärast. Kaebaja hinnangul olid müra uurimine ja Terviseameti põhjendused puudulikud ning võimalikku terviseohtu ei selgitatud välja. Teil ei ole seal õnneks seda militaarasja. Meil on Kagunurk lihtsalt militaarala, kus öeldakse, et aga militaar, siis ei ole mingeid regulatsioone mürale, muudele asjale. Militaar siis võib kõike, aga ma ei tea, Võru linn on siin mingi militaar või ei. Inimesed elavad siin, tsiviilelanikud. Et seal mängitakse sellist nagu peent sogamist. Nii jätkame. Kohus rahuldas kaebuse ja kohustas Terviseametit järelevalve menetlust jätkama. Kohtu hinnangul ei olnud järelevalve erapooletus tagatud, sest amet toetus tuulepargi valdaja tellitud tasulistele mõõtmistele. Terviseamet ei hinnanud piisavalt, kas kasutatud metoodika ja mõõtmiste maht võimaldasid tuvastada impulsmüra, madalsageduslikku müra ning vibratsiooni. Samuti ei tõendanud seadmete kalibreerimistunnistused mõõtmiste usaldusväärsust alla 20 hertsistel sagedustel. Kohus justis tähelepanu vastuolule, et piirnorme peeti täidetuks, kuid samal ajal soovitati võimalike ületuste vältimiseks leevendusmeetmeid. Meil samamoodi siin räägitakse leevendusmeetmetest, aga teil on kõik väga hästi, siin kõik nii normis on aga leevendusmeetmed. Puud näiteks, puud aitavad leevendada, samal ajal võetakse puid maha. Ja. Ka uue rahvatervise seaduse järgi peab Terviseamet hoidma riikliku järelevalve lahus tasulistest teenustest ning põhjendama, miks täiendavaid sõltumatuid mõõtmisi vaja ei ole. Kohtu hinnangul peaks tuulikute ja nende infraili võimaliku tervisemõju uurimist rahastama riik, mitte tulemustest huvitatud ettevõtjad. Minu jaoks nagu common sense, terve mõistus. Aga vaata, Terviseamet seal võtab aega. Või seal on mingid rahapakid mõistusel. Ja tegevuse vahel kurb värk. Vaata, Keskkonnaamet meil aeg-ajalt unustab oma funktsiooni, juhtub teistelgi, kaitsevõime tähel rünnatakse kohalik, haridus liigub meil nutiseadmete läbi aju silendamise suunal, meditsiin, mis keskendub raha tegemisele, mitte rahva tervemaks muutmisele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Päeva lõpuks me peame aru saama, mina ise vastutan oma heaolust. Mina peangi olema see nimbi, not in my backyard, mitte minu koduhoovi. Isegi mitte minu koduvalda, minu kodulinna. Ei, me peame kaitsma, sest et need, kes väidetavalt kaitsevad igasugu ametkondade näol, näete ise, kui sõltumatud nad on. Ja siin oli ülipositiivne näide sellest, kuidas jahimehed keeldusid karupojakesi küttimast. Ja siis mulle ka tapikene, teil on inimesi, kuigi luba anti. Need tülitavad need karupojad ju. Ja ma mõtlen, et kes on rohkem purje teinud kelle suunal? Kas karud inimestele või meie tervele metsa elukooslusele, et kumba pidi see asi on nagu käinud? Kus need karukesed elama peaksid, rebased, kes kõik meil siia linna ära eksivad? Nagu, ma ei tea, lähevad viisakalt, ausalt, üürivad korterid endale, sest me oleme nende elupaigad lihtsalt segi paisanud. Aga nemad peaksid leppima olukorraga ja lihtsalt tutvuma meie kohaliku üürituruga. Keskkonnaamet lihtsalt jälle tõestas, et inimesi napib nende ridades. Ja mis ametkondadel jääbki üle igasugu selliste momentide juures, kus nad on ju poliitikute tõugate tõmmata. Kui meie poliitikud on sellised korruptiivsed nahad, siis need ametkonnad, ametnikud, nad ongi tõugate tõmmata
ja kui nad ei tee kaasa neid manöövreid, siis nad lihtsalt kaotavad oma kohti. Ja ma tean, et see on selline hästi suur üldistus ja on ametnikke, kes on väga ausad, tublid. Mina ei tea, kuidas nende närvid vastu peavad, kui sa oled sellistes kupatustes sees, sa näed, mis päriselt toimub. Ja sa üritad mingitki õiglast joont hoida. Ma tean neid isiklikke lugusid, kuidas inimesi on kiusama hakatud. Ja see on karm. Kui sa mõtled, et sa oled kuskil ametkonnas, kus sa tead, mis on su ülesanne ja sa ei tohi seda ülesannet täita, sest muidu on tagajärjed. Et on inimesi, kelle peale ma mõtlen, et kangelased. Selles mõttes, et nad on oma valdkonna spetsialistid, nad ei anna alla, aga nad ei lähe ka selle kõigega niimoodi kaasa, nagu neilt eeldatakse. Ja poliitikute osas, see on hästi huvitav, kuidas, kui palju meil on erakondades inimesi, ja seal sees on, igas erakonnas on mingi jura sees, mingid tegelased, kes saboteerivad, kellel on ülesanne antud, mida korraldada, kuhu suunata. Üks erakond on, mille puhul ma ei ole veel märganud seda, pigem need sabotöörid sellistest on lahti saadud. Marbasilma sekret seal, las ta jääb. Igatahes see on selline huvitav kooslus, et mina valisin selle inimese sealt erakonnast, aga see erakond on ikka tervik, nagu suure laevana ta läheb teatud suunas. Teatud, kas siis suure tellimusena või siis see inimene, kes on istutatud ja hakkab neid hoopist tõmbama nii, et nagu saadakse aru, kui on hilja. Ja see samune Uku Kodu, kes teeb oma tänuväärseid postitusi, tema on ka sellises erakonnas, kus ma arvan, et Lavly Perling, ma ei tea, kui vaba inimene tema näiteks on, ta on ju täitsa seal eesotsas, et ma ei usu sellesse nagu väga suurelt. Ja seda enam, hiljaaegu oli siuke artikkel ERR.ee portaalis, Andrus Kaarelson, kui me kiiresti ei tegutse, sõidavad investeeringud Lätti. Tegemist on parempoolsete volikogu esimehega. Eesti valitsus on välisinvesteeringute meelitamisel läbi kukkunud. Meie asemel minnakse lähinaabrite juurde. Nüüd ei suuda me enam isegi suur investeeringu toetust laiali jagada, sest investeerijad lihtsalt ei ole, kirjutab Andrus Kaarelson. Tuhka tuleb pähe raputada kõigile, kes on olnud viimastel aastatel riigitüüri juures. Meie nimbi kultuur, mitte minu tagaaeda, on kerkinud üle igasuguse mõistuse. Eestisse ei ole võimalik teha ühtegi suuremat energeetika ja tööstusinvesteeringut ilma, et sellega ei kaasneks aastatepikkune vaidlus kas kohaliku omavalitsusega või suisa kohtus. Isegi kanalat ei saa ehitada. Mõned aastad tagasi Väimela suurkanala ehitamise huvikaldumist kommenteerides võttis toona Eesti investeerimiskliima hästi kokku Lõuna Eesti talumuna juht Tõnu Vetik. Eestisse pole ju võimalik midagi suurt ehitada, olgu see siis tuulikud, kanalad või puitmassid tehased. Muidugi on investorid ratsionaalsed ning eelistavad seetõttu minna riikidesse, mis tervitavad suurinvesteeringuid kahel käel, mitte ei püüa investoritele igal võimalusel jalga taha panna. Riigil on olnud aastaid säärase suhtumise murdmiseks. Sõnades justkui tegutsetakse ning soovitakse planeerimist lihtsamaks muuta, kuid reaalseid samme on olnud vähe ning usalduskrediiti investorite seas pole juurde saadud. Ja see kestab ja siin nagu midagi paremaks ei lähe. Vot, see on nagu vau, lihtsalt vau. Räägib siin Skeleton Technologist ja mina mõtlen, et täitsa lõpp, et kas sinu koduhoovi pole nagu ühtegi halba asja tahetud teha või mõtled, et kui valituks osutud, siis lihtsalt lähed kuskile haljale oksale ja kolid kuhugi, kuhu ei tule tuulikuid. Ma ei tea, Viimsi ja mingid sellised kohad, seal pidi olema täitsa tuulevaba piirkond. Nii, et ärme siis nimbita. Teeme rõõmu nendele, kes arvavad, et Eesti ongi lihtsalt vahetuskaup või siuke osta, müüa, vahetada. Mis kodu püha on, segane oled või? Äripäev kirjutab, kaitsefirma uus tehas tõstab käibe taevasse, perspektiiv on 200 miljonit. Näete, on ikka neid, kes ei nimbita. Kaitsetööstusfirma Heavy Optronics ehitab uut tootmishoonet Harjumaale Tabasallu, mille valmimisel suureneb töötajate arv 2,5 korda ning käive küündib 200 miljoni euroni. Ja see sammune Väimela ärimees. Temaga rääkis, üks koosolek rääkis ühe numbri, palju töökohti tuleb, järgmine koosolek oli juba teine number ja täpselt see, mida parasjaga on vaja välja käia. Aga lõpuks
Noh, need samused andmekeskused, data centers. Mujal maailmast on juba signaalid, et selle ümbruses loomi, putukaid, siukseid elus olendeid, kauaks loodustki siis ei ole. Noh, aga data. Noh, ma ei tea, looduseta me ei saa, aga nende data centeriteta saame. Ja nüüd ka 200 miljonit. Aga mis see maksab? Noh, 200 miljonit numbrina aga mis see maksab? Mis see päriselt maksab? Selliste otsuste tegemine. Noh, raha, ainult raha. Seda numbrit hoomatakse. Aga kellel on mune küsida, mis hinnaga see raha tuleb? Ja siis võibki olla nüüd erakonna sees ära jaotatud. Vaata, sina pead nendele meeldima, sina võtad need enda kanda ja siis me niimoodi võimalikult palju põimime kokku ja siis see valijaskond, kui me valimised. Meil on e-valimised, võtta täitsa rahulikult. Aga noh, midagi peab ikka saama neid hääli, et nagu ainult peale ära minna läheb ka kahtaseks, võtta täitsa rahulikult. Vot, ja niimoodi me siin oma armsas Eestis elame. Kellele on ta armas, kellele on ta lihtsalt koht, kus praegu tuleb olla ja küll kunagi saab ära minna, kui, ma ei tea, piisavalt raha on kogutud, et välismaale kinnisvara osta või mis iganes. Igal ühel omad valikud ja iga valiku vastutus ja vastavad tagajärjed. Ja olgugi, et mul enda saadete peal alati on hiljem siuke tunne, et mida ma õiendan. Iga üks elab nagu oskab, mis see ikka. Aga ma tunnen, et ma olengi vastukaal sellele ajupesule, kus ma natuke nõmedalt vahepeal vajutan mingitele kohtadele, niimoodi pingutan üle, võimendan, aga sellel on ikkagi oma mõte. Noh, kes ei taha kuulda, võtta saab tunda, aga kes vähemalt teate, mida tundsite. ma olen hoiatanud omalt poolt. Ja ole ma määnegi ilmatark, et ma väiks egevaid mõtla esihinda otsusside ja elu peale, et kuis midagi teete. Ja no sama Marguse küsimuse, et mis juhtus, kui nii teete, mis juhtus, kui nii mitte teete. Ja vahtepeal ongi nii, et ma kulle väga palju igasugutsid saatit ja siis et esihindele hõlpu anda, siis ma kulle muusikat. Ja vahtepeal esigi päe tüütes nii kõvasti, et muusikat sai rahulikult kullelda, hakkat ütel mõtlema näide sõnnuga, see ongi hää kullelda välismaisid laule, kus egast sõnast sai arvu. Ja Hildaigu sama laul, mida ma Moljovihkun jagasi, kui ma sest tõlksärna laulu sõna, sest ma tahtsin väga nagu hää tundega laulu ja hakata esiga ka. Ja siis ma tõlks sõna ära esihinda ja ossid, no või olla, et on väga hull laul, et siis nagu ei taha nagu jaka. Ja siis ma kai, et appikene, et ta laul, ta sõnum oli nagu, kuis ma ütlen, nii sükas mu jaos. Ma lihtsalt ikse ja mõtli, et kas või olla nii, et ma määnegi osa minust sai edast laulu sõnumist arvu, olgugi, et ta ei ole eesti keelen. Või oli tõtestada muusika nii miilduv, et tuu sai minna kätte. Või oli ta mõlõmbas ja kuundüü. Edel juhul aikaalt ma määnsidki nagu lihtsit asju, mõtle kipen kavvamp. Ja ma tunnen, et ta mõos mu pääle hästi, mõistusele hästi, et ma ei ole ta sääne nagu sähvetus info. Ta infokild, vaid lähed nagu kavvambale ta mõttega. Ja mõnikord me võime ta pika mõttega kaugele äri essu, aga vähemalt me tiiemi, et me ei suuda keskendume ensigi teeme peale. Lätt aigu müüda. Ma tiiä, kuis need pämpad see noor latse nakkava täyskasvanu elu elämä. Ma mõtlesigi esihinda vanusta peale mõne omava kõiki nagu latse X-viil. Hilda, kui ma avasti ka tuugus naasa nagu kurtva, et poiskene, et me omava nagu poiskuse. Siis ma mõtlen, aga kas mi esi nagu tütarlats, aigalt esihindalas, et kas on see nagu tütarlatsel esile tulles, on ta hääsane nagu latsameelne tunne. Ja siis sa tunnet ja lähed eluga edasi nagu, kus ma ütlen,
tõsiselt, aga aeg-ajalt anda esihindele taad hõlpu. Ja nii on, et nii mehed kui naased, me tahame aeg-ajalt anda esihindele hõlpu, et mitte ära murdu. Sest tähendab, et sel päeval saane esihindest mõistetav asi nagu kodu. Sa võid 30 aastat masta, et su kodu oles su oma, mis mujas on tävesti nagu, ta peaks olema nagu inimõigus, et sul on oma kodu. Ja ses näituses oledki võtnud pangalainu või saanud perenduses, mis on nagu eriti hästi saadu, väga hästi saadu. Ja ses mõeldsegi mõlod tahtva su kodu ära võtta. Ja ne võiva ju ütelda, et me anname sama väärtusega kodu asemele või massame kinni. Kodu tuu ole õnne kinnisvara. Kodu ta on tunne, kodu ta on midagi, mis olet esiloonu ja ma ei mõtle, et ma esiteks seda müüri, vaid me loomi oma kodu ega päiv. Läbi otsusside, läbi esigi koristamisega me loomi oma kodu tunnet. Võt aga hästi. Sääne sai tämpäne vahvuse helu, aituma kuulamast ja andka andis, et tämpe jälle jälkees ole säänest videoformaati.